mõisapreilid alustavad. Tere hommikust kõigile ja tere tulemast meie teise episoodi algusesse. Meie oleme praegu varsti kohal meie järgmises mõisas, milleks on Malla mõis, mis on väga-väga huvitav. Nii et jah, näeme teid mõisas. Okei, lähme tööle nüüd. Tere taas! Meie oleme jõudnud nüüd Malla mõisa. Siin on täna päris tuuline, aga vaatamata sellele käime me täna siin natukene ringi, räägime natukene juttu ning alustame sellest, et Malla mõis asub siis Lääne-Virumaal Rakvere kandis ning on tuntud kui Rüütli mõis. Ning Rüütli mõis tähendab seda, et nende omanikel olid kindlad privileegid. Näiteks võisid nad viina pruulida, õlut teha siin, avada pubisid, ehitada veskeid. Neil oli jahiluba ning palju muud. Kui siia kerkis siis see Rüütli mõis, on võimalik, et kuskil nendel aladel oli 2 muistset linnust. Nendest küll ei ole mingit silmaga nähtavat jälge alles, aga kuna asukoht on tegelikult väga strateegiline ning läheduses siin polnud kaitselinnuseid, siis on tegelikult suur tõenäosus, et kuskil siin nad olid. Aga mõisa iseennast mainitakse esimest korda juba 15. sajandil, täpselt 1443. aastal. Kui see on siis Prangelite valdustes. Aga üldiselt täpsemat infot selle ehituse kohta pärineb 17. sajandist. Vene-Liivi sõja lõpuaastatel andis Rootsi kuningas Johann III Malla mõisa valdused Hornide suguvõsale. Hornid olid Dölagardide kõrval ühed tähtsamad Rootsi päritolu aadliperekondi, kes otsustasid end Liivimaa majandusega siduda. Aadliperekonnale omaselt olid Hornid loomulikult sõjaväelased. Seega nende järglased olid olulised riigitegelased ja diplomaadid ja muud tähtsad isikud. Malla mõisale oluline indiviid oli Gustav Horn. Tema eluajal sõlmisid Rootsi ja Poola Altmarki vaherahu, mis tähendas, et Rootsi sai Poola maad siin Liivimaal endale. Aga oma elu lõpuaastateks oli Gustav Horn saavutanud Rootsi riigimarssali ja sõjaväe kolleegiumi presidendi koha.
Lisaks mõisa valdustele hoolitses Gustav Horn siinpool viivimaad Hornide kodukiriku eest ja tegi annetusi ka Tallinna Toomkirikule. Ta oli Rootsi riigi üks jõukamaid mehi. Seega on loomulik, et ka tema ehitatud hooned sellist jõukust peegeldaksid. Kas ma hoian okeil kaugusel? Kuidas? Okay. Malla mõisahoone müürid kerkisid 17. sajandil, mil omanikuks oli Karl Horni noorim poeg Gustav. Suur osa ehitusmeistritest kutsuti kohale Tallinnast. Kaasa arvatud saadi sealt ka väga suur osa ehitusmaterjalidest, muuhulgas katusekivid, tellised, lubi ning ka valmiskujul tisleritöö. See lubja ja kivide kohale toomine Tallinnast on tekitanud palju küsimusi, sellepärast et tegelikult Malla lähedal mere ääres on kõik need materjalid looduslikult saadaval. Kogu vajaliku ehitusmaterjali tõid kohale talupojad vankritega Tallinnast ning sõitsid edasi-tagasi mitu korda. Osa materjale telliti kohale ka Rakverest, näiteks muuhulgas kogu klaasvärk. Ehitust juhtis vanade dokumentide järgi keegi Passeri nimeline isik. Suure tõenäosusega on tegu Arend Passeri, kuulsa Tallinna kiviraiduri poja Dionüüsusega. Täpselt pole teada, milline see 17. sajandi kihistus välja nägi, aga suure tõenäosusega oli ta midagi Horni Rootsi residentsi laadset. Tema Rootsi residents asus siis Heeringes. Tõenäoliselt oli siis tegu kahekorruselise järsu kivikatuse ja igas küljes voluutjate frontoonidega ehitisega. Peale seda, kui 1656. aastal Vene väed tulid Narvast üle piiri Eesti aladele, siis jäi Malla mõisa ehitus pooleli. Paar aastat hiljem, kui Rootsi ja Vene võimude vahel saavutati rahuleping, tehti ka Malla mõisas revisjon, mille käigus avastati, et oli olemas juba uus ja vana hoone ning vana hoonel oli vaja juba katust parandada. Selle aja jooksul olid 2 rehihoonet saanud ka uued aknad ja uksed ning kohalike külameestega oli pandud püsti ka ulualusega aidahoone. Linnast kutsuti ehitusmeister, kelle abiga ehitati ka vesiveski ja kõrts Unukse külla, mis jääb siit Mallast kuskil 10 kilomeetri kaugusele. 1664. aastaks olid Malla mõisa ehitustööd täielikult lõpule jõudnud. 1682. aasta revisjonis on märgitud juba suurt kivist elumaja, mida ümbritses kirsi- ja õunapuuaed. Mõisast astangut pidi allapoole minnes oli võimalik jõuda ka kalatiigini ning edasi metsani. 17. sajandi viimasel veerandil läks mõisa eest hoolitsemise kohustus üle Nils Pilkele, kes oli ka Eestimaa kubermangu kuberner. Tõenäoliselt jäi provintslik elu edevale baroksele härrale liiga igavaks ja mõis jäi unarusse, sest 10 aastat pärast pärandamist andis Rootsi kuningas Karl XI mõisa valdused üle Gustav Horni tütre Agneta abikaasa väimeestele. Põhjasõjas sai Malla mõis kahjustada ja 1712. aasta revisjonis on märgitud, et hoone oli juba unarusse jäetud ning samamoodi ka kõrval olevad põllumaad. Kui Rootsi aeg lõppes ja Vene aeg algas, said valdused endale Löwenwaldid, kes lasid sellel valdustel majandada rentnikel ja kuna neil ei olnud järglasid, siis valdused läksid lõpuks riigi kätte. Riikliku revisjoni käigus märgiti, et Eestis imetlusväärselt suurt kivist peahoone, mis oli siis kuskil 20x30 meetrit, mida oli dokumentides isegi paleeks kutsutud, oli nüüd täiesti katuseta ja täiesti elamiskõlbmatu. Ka teine kivihoone, mis oli kuskil 12x10 meetrit pikk, oli täiesti varemeis. Elamiskõlbulik oli vaid üks hoone, mis oli 11x7 sülda pikk. Suhteliselt pisike ja see oli puidust. Seal oli 4 tuba ja 6 kambrit. See oli tõenäoliselt ehitatud Gerhard von Löwenwalde ajal. Ja selle laudkatus vajas ka parandamist. Kõrvalhooned, mis olid niisamuti kivist, nende hulgast mainitakse aidahoonet, veiselaota ja 20 latriga hobusetalli. Suur rõhk siin Malla mõisas oli hobukasvatusel, aga samuti ka viljakasvatusel. Mainitakse topeltrehi, lehmalauta, rehehoonet, viljaveskit,
käsiaita, sauna, teenijate maja ja heinaküüne, kuigi teenijate maja oli niisamuti juba lagunemise äärel. Enamik mõisahooneid olid kaetud õlgkatusega, tekitades kaugelt vaatajale küla mulje. 18. sajandi lõpul ja uue sajandi alguses oli mõis erinevate omanike kätes. Nendest kõige tähtsamad oli Manteufel, mitte Tuhvel, Lipard ja Nikolai Muravjov. See mõisahoone, mida me tänapäeval siin näeme, selle algsed kihistused, mis on veel kuidagigi säilinud, pärinevadki ilmselt Muravjovi ajast. Ja Jelizaveta Petrovna oli see siis, kes talle selle kinkis 1765. aastal. Malla mõisa kivist peahoonet hakati nüüd renoveerima ning uued mõõtmed olid juba 40 korda 18 meetri kanti, ehk siis päris suur mõis. Võlvitud soklikorrusel kõrgusid 2 peakorrust, nagu ka tänapäeval. Nende kohal veel mansardkorrus, nagu ka tänapäeval, mille vaade avanes Prantsuse stiilis pargile. Hoone esifassaadi samastiku alt sai läbi tõllaokse astudes vestibüüli. Trepihalli kohal asus saal, kust avanev tubade anfilaad viis otse salongi. Muidugi oli selles suursuguses hoones ka buduaar, kaardimängu ja suitsuruum, raamatukogu, meestele kabinet ja paljugi veel muud. 18. sajandi lõpuks kõik kõrvalhooned olid ümber ehitatud kivihooneteks. Siis, kui kaotati päris orjus, Liivimaa kubermangus, oli 19. sajandi esimesel kolmandikul mõisa omanikaks meidellid, kelle ajal tehti väga palju ehitamist. Huvitav on, et 1840 pandi valdused Inglise leedi Elizabeth Estlaka Rigbile, aga 4 aastat peale seda pani Eestimaa ülemkohus mõisa ja valdused müüki ja valdused ostsid Tiesenhausenid. Elizabeth Eastlake Rigby. Mitte Estlaka. 1812. aastal sai omanikuks Alexander von Maidel, kes hakkas vanu hooneid restaureerima ja korrastama ja ka uusi ehitama. Juba 1821. aastaks juhtus jälle suur tragöödia, mil korstnapühkija apsakast läks maja põlema. Kahjusid hinnati kuskil 20 000 rublale. 1880. aastal mõis läks jälle põlema, seekord hakkas tuli hoopis kõrvalhoonest, nii et lõpuks oli väga kurb seis. Kivist häärbe põleski maha, aga õnneks suudeti mööbel majast välja viia sellel ajal. 7 hoonet põles maha sellel päeval. Omaniku poeg Voldemar von Tiesenhausen alustas kohe taas üles ehitamisega. Esmajärjekorras said katuse alla majandushooned. Peahoone ehitamisega läks aga pikemat aega, sest oli vaja ehitada vanade müüride vahele. Aga uus hoone oli nüüd veel enam kui 40 meetrit pikk, ehk siis päris suur sugune. Uus hoone oli ambitsioonikalt suur, sellepärast et Voldemar ise oli väga ambitsioonikast ja suursugusest perekonnast. Kokku ei hoitud ei emotsiooni ega maitset uue hoone kujundamisel. Hoone oli nii seest kui väljast historitsistlik ja väga ekstravagantne. Esmapilgul tundub kogu see kupatus neobarakne, aga siin on igasuguseid erinevaid stiile veel kokku miksitud, kaasa arvatud klassitsismi. Hoone lääneosale lisati torn ja suurte K-rakendega talveaed galerii. Katuse kuju oli inspireeritud Versailles lossist. Hoone vestibüülis olevat olnud kaunitest läikivatest mosaiikplaatidest põrand. Seinu katsid sellel ajal väga populaarsed sekotehnikas valmistatud Herculaneumi ja Pompei stiilis maalingud, nii seintel kui ka lagedes. Toad olid kõik eri värvides ja eri stiilides, vägagi pompöössed ja ekstravagantsed. Oli nii Hollandi stiili kui ka Inglise kuninganna Anni stiilis tube. Ei puudunud ka uhked perekorraportreed ja maastikuvaated seintel. Kõrvalhooned olid paigutatud kuurdonnööri moodi. Idaküljele tekkis suletud sisehooviga majandusblokk. Nii esi- kui tagafassaadil olid kaaristud. 19. sajandi viimasel viiendikul müüdi see Lovoskajale ja neiupõlve nimega Üksküll, kellele see kuulus kuni maareformini. Aitäh! Nice!
nii, meie oleme jõudnud aastasse 1919, kui mõis riigistati ning kohe avati siin ka Kunda Malla algkool ning see tegutses siin kuni 1965. aastani ning peale seda, kui see kool lõpetas siin tegutsemise, jäi see mõis päris tühjaks ja päris pikaks ajaks. See küll kuulus koondisele Ookean, kes plaanisid siin teha puhkebaasi, aga puhkebaasini nad siin ei jõudnud, nii et see mõis lihtsalt seisis. Aga 1999. aastal sattus see eravaldusesse ning alustati renoveerimistöödega ja 2014. aastal sai see mõis endale uue omaniku Risto the Dragon Pietile ning Toma ostis selle mõisa krüptorahade eest aastal 2014, mis oli tollel ajal suurim diil, mille eest oli makstud krüptoga. Nii et jah, oma ajast ees. Ning hiljem, 2018. aastal, sattus see mõis Asse Saue kätte. Tere! Räägime natukene mõisakompleksist ja sellest, mis siin on. Tänaseks päevaks on siin ühel või teisel määral alles veel piirdemüür, riistakuur, karja, kastel, tuuleveski, kuivati, ait, rehi, 3 keldrit, valitsejate maja, meierei, tald, tõllakuur, teenijate maja, kaev, ait, natukene parki ja muidugi peahoone. Suurem osa abihoonetest oli ilmselt olemas siin juba 18. sajandil, kuid 19. sajandi alguses anti neile ilmselt nende praegune välimus. Mõisahoonest mõlemal pool asuvad siis abihooned, mis loob sellise klassitsistliku välimuse sellele mõisa kompleksile. Minu selja taha jääb praegu näiteks teenijate maja, mis on säilinud väga ilusasti oma originaalkujul nii-öelda. Ning minust paremale jääb ait, mis on natukene kurvem, aga seda ka juhtub. Osa abihoonetest on siin päris heas olukorras, osa on nii nagu nad on, aga 21. sajandil on renoveeritud siin mitut abihoonet, tõllakuur, laudahoone ja aednikumaja, mis jäävad sinnapoole. Ja nendes saab isegi elada, so see on väga mõnus. Te võite mõelda, miks ma küll seisan siin kivihunniku peal, aga see on sellepärast, et Malla mõis on seotud väga paljude kiviviskamise müütidega. Näiteks, üks neist läheb umbes niimoodi, et öösel olid Malla mõisas tuled sees ning vanakurat, kui ta nägi seda mõisa, siis tema otsustas, et need olid hundi silmad ning otsustas, et tema viskab hundi vastu kivi. See kivi küll hundini ega mõisani ei jõudnud, aga kukkus kuskile siia maha. Teine loovariant on selline, et Kalevipoeg nägi Saaremaal, et Lääne-Virumaal hakatakse ehitama mingit lossi. Ja tema teadis, et selles lossis hakkab toimuma midagi halba. Et siin hakatakse Eesti rahvast piinama. Ning siis tema otsustas, et peab siia kivi viskama. Leidis nööri, tegi lingu, pani kivi sinna, oli valmis sellest lahti laskma, kui üks nöörijupp sidus ennast lahti ning kivi kukkus kõigest lossi lähedale. Jah, see loss, millest räägiti, on olevat Malla mõis. Nii et jah, Kalevipoele see koht ei meeldinud. Aga mida parata? Nii et sellepärast võib leiduda siin metsadest, võib olla isegi põllult mõnda väga suurt kivi. Ja nüüd te teate, miks see kivi seal on. Aitäh! Ma loodan, et siin ei ole usse.
Let's start from the beginning. In the beginning. Johanna sureb. Miks on alati nii, et Johanna lõpetab maas kuskil? Mõni hetk tagasi me nägime siin kassipoegasid. Neid oli vist 3. Emmet ei olnud kuskil näha. Nii et me oleme üritanud neid kuidagi välja saada, aga kuna meil ei ole kellelgi kassitoitu või mingit lihatoitu kaasas, siis ei ole õnnestunud, aga nad on ennast nii hästi kuhugi põõsasse ära peitnud. Väga tahaks nad kätte saada, sest et nad olid tõesti väga pisikesed. Oh, yo! Oh, oh! Me võime jah. Okei. Nii palju tiivasid siin laua peal, ma arvan, et me ei saa kasutada seda. Oi. Tsivilisatsioon. I'm ready for lunch.